Mina olen vabatahtlik, sest et vabatahtlik töö annab mulle selliseid võimalusi, mida ma muidu mitte kuskilt mujalt ei saaks. Et ma sain selle pisiku, kui ma olin kuskil 14 ja see oli lihtsalt nii silmi ja maailma avav kogemus minu jaoks, et ma olen siiamaani vabatahtlik. Mina olen vabatahtlik, sest ma tahan enda maailmapilti laiendada ja panustada erinevatesse valdkondadesse. Ma ei taha, et oma elu oleks väga igav ja ma tahan leida endale rohkem võimalusi elus. Mina sattusin vabatahtliku töö juurde läbi enda ema. Ma alustasin väga väiksena, umbes mingi 10-aastasena. Alguses ma käisin lihtsalt kaasas ja siis ma hakkasin juba rohkem aitama ja siis ma selle kaudu sattusingi vabatahtlikuks. Ma olen vabatahtlik juba väga pikka aega ja seda just sellel põhjusel. Vabatahtlik töö on väga hea viis sisustada enda vaba aega ja päeva lõpuks jätab see sellise sooja tunde südamesse. See on mulle toonud väga palju uusi kogemusi ning ka uusi inimesi, kellega suhelda ja täiesti uued inimesed. Ma olen saanud väga palju sõpru, kes on minuga juba vähemalt 10 aastat olnud. Mul on tohutult erinevaid kogemusi nii disainis, raamatupidamises, juhtimises, tiimitöös, et see ampluaa tegevusi või kogemusi, mis vabatahtlik töö annab, on lihtsalt imeline. Vabatahtlikus töös ma olen kindlasti saanud ülipalju ägedaid kogemusi. Ma olen käinud väga paljudes erinevates kaitseväe staapides. Sealt ma olen tutvunud paljude Eesti artistidega, mis on minu arust ülilahe ja kindlasti tutvused ja kogemused sealt. Ma olen kõige rohkem saanud vabatahtlikust tööst uusi tutvusi ja sõpru ja kogemusi. Ma olen kohtunud inimestega, kes on maailmas väga olulised, kas siis ärimehed või mingisugused muud olulised inimesed, filmitegijad. Ma olen käinud Inglismaal skaudilaagris ja Hispaanias loodusparke koristamas. Nii et ma ütleks, et need kogemused ja need inimesed, see on see, mis vabatahtlik töö on minu jaoks kõige olulisem. Vabatahtliku töö Ennelis andis mulle nii palju võimalusi alguses leida uusi sõprusi endale, arendada oma professionaalseid oskusi ja mis on ka väga tähtis, et mina saaksin reisida välismaale ja esindada Eesti noori välismaal. Olen aru saanud, mis ma tulevikus tahan teha. Tänu sellele, et ma ühes laagris tegelesin sotsiaalmeediaga, ma olen nüüd aru saanud, mulle meeldib sotsiaalmeedia ja tahan tulevikus siis pärast gümnaasiumi sotsiaalmeedia spetsialisti hakata tegelema. Julgust, rohkem võimalusi arendada ja muidugi suurepärane kogukonna. Vabatahtlik töö ja ma ei saa öelda, et see on töö tegelikult, et see annab võimaluse saada väga palju erinevaid võimalusi. Ehk siis mina ikkagi võtan seda kui sellist kogemuste ammutamise võimalust ja uusi tutvusi olen saanud ka väga palju ning siis tõesti osaleda erinevatel üritustel ja tõesti kohtunud inimestega, kelled võib-olla te arvaksite, et te mitte kunagi ei kohtu ja neilt väga palju saanud uusi asju õppida. Esiteks loomulikult on see, et sa ei ole kogu aeg telefonis, sa saad uusi inimesi, uusi kogemusi ja loomulikult koduõtrana võin öelda, et sulle, mis sa pärast tulevikus saad kasutada.